1695 aastal andis Louis XIV vaikselt korralduse, et ühele nunnale väikeses kloostris Fontainebleau lähedal määratakse eluaegne helde kuninglik pension. Selgitust ei antud ja kohe hakkasid levima kuulujutud. Mõned sosistasid, et oli kuninga sohilaps. Teised väitsid midagi veelgi skandaalsemat, et oli mustanahaline või ehk isegi kuninganna salajane laps. Kes oli see salapärane mustanahaline Moraisi nunn ja miks Prantsuse kuningas teda kaitses? Suure Pariisi kesklinnas Pantheoni lähedal asuva Bibliothèque Saint-Genevieve'i kunstikogus on välja pandud üks 17. sajandi Prantsusmaa kõige kummalisemaid maale. See kujutab mustanahalist naist, kes on riietatud nunnaks. Maali autor on tundmatu kunstnik. Tõenäoliselt valmis see aastatel 1695–1700. See maal kujutab Louise Marie Theresi, keda tuntakse kui Moraisi musta nunna ja see on tähelepanuväärne mitmel põhjusel. 17. sajandil oli täiesti ebatavaline maalida tavalist nunna. Ja veelgi erakordsem on see, et maalil kujutatud isik oli mustanahaline naine ajal, mil Prantsusmaal oli väga vähe mustanahalisi inimesi, rääkimata kloostris elavatest nunnadest. Veelgi tähelepanuväärsem on see, et maal ise jäi sajanditeks varjatuks. See avastati alles 2014 aastal, kui see leiti pööningult, taastati ja lõpuks pandi avalikult välja. Pole selge, millal sündis Moretti must nunn. Mõned uuringud viitavad, et ta sündis umbes 1664 aastal, kuid teised paigutavad tema sünniaja veelgi varasemasse aega, 1650. aastate lõppu. Kahjuks ei tee teda kujutav maal Bibliothèque Saint-Genevieve'is tema olukorda sugugi selgemaks. Me ei tea selle maali täpset kuupäeva, seega ei saa me selle põhjal otsustada, millal ta sündis. Pealegi on osa tema peast kaetud ja tegemist ei ole eriti oskusliku maaliga. Sellegipoolest näib ta sellel maalil olevat oma 30ndates või võib-olla 20ndate lõpus. Louise Marie Theresi varasest elust ei ole peaaegu midagi teada. Selle asemel ilmub ta ajaloolistesse allikatesse 17. sajandi 90ndatel ja 18. sajandi esimesel kümnendil, kui mitmed tolleaegsed tuntud prantsuse tegelased hakkasid temast kirjutama. Samuti teame, et paljud väga silmapaistvad aristokraadid külastasid teda Villechasson-Moretti benediktiini kloostris. See asus Põhja-Kesk-Prantsusmaal Fontainebleau lossi lähedal, mida kasutas sageli kuningas Louis XIV õukond. Eriti sügisel ja hooajal. Seel tunti teda kui Morett musta nunnat tema tumeda naha tõttu. Moorid ja moorad olid mõisted, mida kasutati regulaarselt kesk- ja varauusaegses Euroopas tumedanahaliste meeste ja naiste kirjeldamiseks. Küsimus on, miks oli mustanahaline naine sattunud nunnaks kloostrisse Põhja-Prantsusmaal ja miks nii paljud aristokraadid kas kirjutasid temast või külastasid teda? Vastus peitus Prantsusmaa kuningas ja kuningannas. Küsimus, kes olid Louise Marie Therese vanemad, on ainus tõeline põhjus, miks me temast täna üldse teame. Kaasaegsed märkisid, et kuninglik perekond pööras talle ebatavaliselt palju tähelepanu ja spekuleerisid sageli selle üle, kes ta võiks olla. Huvitaval kombel, sõltuvalt sellest, millist teooriat uskuda, öeldakse, et ta oli kas Prantsusmaa kuninga või tema abikaasa kuninganna sohilaps. Need olid kuningas Louis XIV, kõige kauem valitsenud monarh inimkonna ajaloos ja tema abikaasa, Hispaania Maria Theresia. Louis tõusis troonile 1643 aastal, kui ta oli vaid 4,5-aastane ning valitses kuni 1715 aastani. Tal oli kogu oma pika elu jooksul rohkelt armukesi ja ta sigitas palju vallaslapsi. Maria Therese juhtum on, nagu näeme, omapärasem. Hispaania kuningas Felipe Tolloldi tütar. Ta abiellus Louisega 1660 aastal rahulepingu osana, mis lõpetas Prantsusmaa ja Hispaania vahel kaua kestnud sõja. Ta oli hästi teadlik oma abikaasa arvukatest truudusetustest. Ometi oleks olnud palju šokeerivam, peaaegu mõeldamatu, kui valitsev kuninganna või kuninglik abikaasa oleks ise soetanud abieluväliseid lapsi. Selle taustal muutub Moraia musta nunna lugu veelgi salapärasemaks. On olemas 3 peamist teooriat Louise Marie Therese kohta ja selle kohta, miks kuninglik perekond ja õukond talle nii palju tähelepanu pöörasid. Esimene teooria väidab, et ta oli kuninga tütar. 17. sajandil olid Euroopa monarhid eriti kurikuulsad oma abieluväliste suhete poolest. Näiteks Inglismaa kuningas Charles II ei teadnud kuulsalt isegi, kui palju lapsi tal oli.
Ka Louis polnud oma paljude armukeste poolest erand. Tal oli palju, väga palju armukesi, kellest mõnega sai ta ka abieluväliseid lapsi. Ja on täiesti võimalik, et tal võis olla ka mustanahaline armuke. 17. sajandi keskpaigaks oli Prantsusmaast saanud koloniaalvõim, kes tegeles orjakaubandusega Lääne-Aafrika ja Kariibide vahel. Ja kuigi Louis ajal oli Prantsusmaal vähe mustanahalisi naisi, oli neid siiski mõned. On usutav, et Louis sai Prantsuse õukonnas mustanahalise naisega tütre ja saatis ta siis kloostrisse üles kasvatamiseks. Hiljem lasi ta õukondlastel teda aeg-ajalt külastada, et tema käekäigul silma peal hoida ning korraldas talle pensioni. Aastal 1695, kui Louis oli tema isa, siis ei pruukinud see olla üksikjuhtum. Andmed on palju piiratumad, kuid tundub, et ta võis olla veel ühe tumedanahalise lapse nimega Dorothy isa. Teda mainitakse mõnes kohas tollaja arhiivides, mis on tekitanud oletusi, et oli kuninga salajane laps, kuid tõendid tema olemasolu kohta on veelgi nõrgemad. Kuningas Louis XIV oli tuntud oma osavuse poolest saladuste hoidmisel, varjates kõike, mida ta pidas avalikkuse jaoks sobimatuks, olgu need siis riidiasjad või sügavalt isiklikud teemad. Näiteks tema diskreetne abielu Madame de Maintenaniga 1683 aastal. Seega on võimalik, et tema oli isa. Teist teooriat eelistavad paljud ajaloolased. See teooria väidab, et Moraisi must nunn oli tegelikult kuninganna tütar. 17. sajandil oli kuninglike perekondade seas tavaline hoida oma õukonnas inimesi, keda peeti kurioosumiteks. Nende hulka kuulusid kääbused ja ka Aafrikast pärit inimesed. Üheks selliseks näiteks oli Nabo, mustanahaline kääbus, keda peeti õukonna elanikuks. Teooria kohaselt alustas kuninganna Maria Theresa suhet Naboga mitte kaua pärast seda, kui tema abikaasa hakkas armuseiklusi otsima. Selle tulemusena sündis laps, kes tuli salaja kloostrisse saata, et vältida kuningliku perekonna piinlikkust. Kuid sellel teoorial on veel üks tahk. 1664. aasta 16. novembril sünnitas Hispaania kuninganna Maria Theresa oma 3. lapse, tütre, kelle ametlik nimi oli Marie Anne. Vaid 6 nädalat hiljem kuulutati laps surnuks. Tema keha näidati enne matmist Saint-Denis avalikult välja. Ometi väidavad selle teooria pooldajad, et laps ei surnud kunagi. Nad väidavad, et kasutati teise inimese surnukeha või isegi tühja kirstu, et varjata hävitavat saladust. Printsess oli mustanahaline. Alexandre Bonton, kuninga diskreetne esimene lakei, olevat vaikselt lapse õukonnast ära viinud ja ta range saladuskatte all minema saatnud. Kõigepealt provintsidesse, seejärel eri usuasutuste kaudu, enne kui ta lõpuks kadus Benediktiini kloostrisse Amori. Sellest hoolimata on selle teooria kriitikud ühemõttelised. Maria Theresa ei saanud olla lapse ema, kuna ta kasvas üles äärmiselt vagas õukonnas, oleks olnud mõeldamatu, et ta saab lapse kellegi teisega peale kuninga. Kuninglikud sünnid olid avalikud sündmused, mida jälgisid tähelepanelikult õukondlased ja välissaadikud, kellest keegi ei teatanud kunagi mustanahalise printsessi sünnist. Kui selline laps oleks sündinud, oleks see uudis levinud üle kogu Euroopa. Selle asemel viitavad mõned ajaloolased süngele meditsiinilisele tegelikkusele. Marianne sündis pärast rasket sünnitust, enneaegsena ja raskelt haigena. Tema nahk tumenes ja muutus hapnikupuuduse tõttu lillakaks. See detail muutus hiljem kuulujutuks. Musta nunnana tuntud naise nimi, Louise Marie Therese, viitab kindlasti sellele, et ta oli kuninganna tütar, kuid teisalt on Louise ka Louise naissoost vaste. Seega oleks see nimi võinud olla valitud ka juhul, kui ta oli kuninga sohilaps. Ja nimi üksi ei tähenda automaatselt, et Louise oli kas kuninga või kuninganna bioloogiline laps. Selle asemel oleks ta võinud saada nii kuninga kui ka kuninganna nimed, kui ta oli kuningliku paari toetatud orb. See on samuti enam kui usutav. Pole olnud haruldane, et kroonist sai imikute eestkostja. Näiteks 17. sajandi Prantsusmaal saadeti 100 orvuks jäänud naised. 17. sajandi teisel poolel uude Prantsusmaale, tänapäeva Quebeci, kuningas Louis XIV toetusel, et aidata asustada Prantsuse kolooniat. Seal miljonid tänapäeva põhja-ameeriklased põlnevad niinimetatud kuninga tütardest. Kolmas teooria Louise Marie Therese kohta on see, et ta oli mustanahaline orb, kellele lihtsalt anti kuninglik toetus. See seletaks, miks kuningas määras talle 1695 aastal pensioni ja miks õukonna aadlikke saadeti aeg-ajalt Moraesse tema järele vaatama.
meie allikad Louise Marie Therese kohta pärinevad mitmetelt tuntud Prantsuse aristokraatidelt ja õukonna tegelastelt kuningas Louis XIV valitsemise ajal. Nende hulka kuulub näiteks kuninga esimene nõbu Montpensier hertsoginna, kes pidas oma tormilise õukonna karjääri jooksul põhjalikku päevikut. Need märkisid, et lisaks pensioni andmisele saatis kuningas sageli inimesi Moraisi, et musta nunnaga kohtuda ja tema käekäigul silma peal hoida. Kuninganna oli selleks ajaks juba ammu surnud, olles lahkunud siit ilmast enneaegselt 1683 aastal, vaid 44 aastaselt. Need kirjeldused lähevad veelgi kaugemale, väites, et Louise ristiti õukonnas enne, kui ta diskreetselt kloostrisse viidi, kus talle anti märkimisväärselt hea haridus. Me teame seda, sest säilinud kirjadest selgub, et ta oskas vabalt lugeda ja kirjutada. Kahtlemata andis parima ülevaate mustast nunnast Louis de Rouvois, Saint-Simoni hertsog, kes oli 17. ja 18. sajandi silmapaistev õukondlane ja mälestuste kirjutaja. Neid mahukaid päevikuid peetakse parimaks ülevaateks kuningas Louis XIV ja Louis XV õukonnast. Kahjuks ei olnud ka tema kindel Louise Marie Therese'i päritolus ega kloostri kuulsaimas elanikus. Ta märkis: tundub, et selles kloostris elab tumedanahaline naine, Morlanna, kelle oli sinna väga noorelt paigutanud kuninga kammerteener Ponton. Talle osutati suurimat hoolt ja tähelepanu, kuid teda ei näidatud kunagi kellelegi. Kui lahkunud kuninganna või Madame de Maintenon käisid seal, ei näinud nad teda alati, kuid hoolitsesid alati tema heaolu eest. Temaga käituti suurema lugupidamisega kui kõige väljapaistvamate inimestega ja ta ise hindas kõrgelt hoolitsust, mida tema eest kanti, ning salapära, mis teda ümbritses. Kuigi ta elas reeglipärast elu, oli lihtne näha, et ta polnud oma olukorraga eriti rahul. Kui kuulis ühel päeval Monseigneuri metsas jahti pidamas, unustas ta end niivõrd, et hüüatas: mu vend peab jahti! Teeskleti, et ta on kuninga ja kuninganna tütar, kuid et ta oli oma nahavärvi tõttu varjule pandud. Ja levis kuulujutt, et kuningannal oli nurisünnitus. Paljud inimesed usuvad seda lugu, kuid kas oli tõsi või mitte, on jäänud mõistatuseks. Seega ei suutnud isegi tuntud õukonna tegelane Saint-Simon, kellel oli ligipääs kümnetele inimestele, kes oleksid teadnud kuninga ja kuninganna isiklikest asjadest, seda kindlalt öelda. Milline oli tegelik olukord Moretz musta nunnaga? Louise Marie Therese'i hilisem elu on peaaegu sama ebaselge kui tema varasem elu. Nagu mainitud, oli kuninganna 17. sajandi lõpuks juba ammu surnud, kuid Louis XIV elas kuni 1715 aastani. Pärast seda polnud kuninglikul õukonnal enam eriti põhjust hoida ühendust Moora kloostris elava salapärase naisega. Me ei tea tema tegemistest sellest hetkest alates praktiliselt midagi. Siiski pole see hiljem eriti üllatav, arvestades, et nunnad elasid eraklikku kloostrielu, enamasti kloostri müüride taga. Sellest, mida saab järeldada, viitab väliselt tavalisele elule. Päevad möödusid palvetades, lugedes ja kloostri igapäevast tööd tehes. Kuigi talle osaks saanud privileegid eristasid teda teistest, viidates sidemetele õukonnaga, mis ei kadunud kunagi täielikult. Üks tema poolt, 1725. Aasta aprillis kirjutatud dokument kinnitab, et ta elas kloostris ka oma 60. eluaastates. Viimane säilinud dokument, millele ta alla kirjutas, on dateeritud 10. jaanuariga 1730. Arvatakse, et ta suri 1732 aastal, kuid isegi seda ei saa kindlalt väita. See on siiski usutav, kuna ta oleks tol ajal olnud umbes 70-aastane, mis oli 18. sajandi alguse mõistes kõrge vanus. Musta nunn Moretzt on tänapäeval paljusid paelunud. Kirjanikud ja ajaloolased on arutlenud, kas mõni tema päritolu puudutavatest teooriatest võiks olla õige. Prantsuse kirjanik Pierre-Marie de Jol esitas 1978 aastal oma raamatus Naboo or le Masque de Fer keeruka teooria. Selles püüdis de Jol siduda legendaarse mehe raudmaskis loo, millest Alexander Dumas kirjutas 19. sajandil Moret musta nunnaga seotud looga. Ta väitis, et raudmaski mees, salapärane vang, keda hoiti Louis XIV valitsemise ajal, oli tegelikult Nabol, mustanahaline õukonna kääbus, ja et ta vagistati pärast seda, kui kuningas avastas, et kuninganna oli pärast temaga suhet sünnitanud Moort musta nunnana tuntud lapse. See oli küll hea lugu, kuid selle kinnitamiseks puuduvad igasugused tõendid, nagu ka de Jols teoorial puudus ajalooline väärtus. See äratas siiski taas huvi Louise Marie Therese'i loo vastu ning tema ja Nabo lugu kajastati ka telesarjas Versailles, mis toodeti aastatel 2015-2018. Selles järgiti teooriat, et mustanahaline nunn oli kuninganna tütar. Tema maali avastamine
2014 aastal tõi samuti kaasa uue akadeemilise huvi tema loo vastu ning viimase 10 aasta jooksul on tema kohta ilmunud arvukalt teadustöid. Näitus pealkirjaga The Moors of More toimus 2019. aasta suvel ja sügisel Remilmontis Musée Charles de Bruyères. Kuni tänaseni jätkab Morey musta nunnaga seotud lugu meie huvi äratamist. Kahjuks ei saa me ilmselt kunagi kindlalt teada, kes olid tema tegelikud vanemad. Suur tänu kõigile, et vaatasite lugu Moret mustast nunnast. Loodan, et leidsite selle huvitava. Kes teie arvates olid tema tegelikud vanemad? Kas arvate, et tema ema oli kuninganna? Kas arvate, et tema isa oli kuningas? Kas arvate, et kuninglik perekond jättis ta orvuks? Andke mulle oma mõtetest teada allpool kommentaarides. Ootan tõesti huviga teie arvamusi lugeda. Kui soovite veel selliseid salapäraseid lugusid, andke sellest samuti allpool kommentaarides teada. Ja ma loodan, et olete mu kanali tellinud ja teil on teavitused sisse lülitatud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt. Nii et kohtume järgmises unustatud elus. Aitäh!